Ma ei taha olla siin. Tere, kallis sõber. Sõbrapäeva nädal on käimas. Sellel nädal raketisaadet ei ole, sest et me oleme laululainel, Eesti laululainel. Ja selle puhul eriepisood. Karoliine ja Raid ei vaata Rakett 69 saadet. Meiega on Karoliine, Raid, Gregor, Smaragda, Knutt, Mats, Annika, Arnold Rein, Pudu. Nii et väga sõbrapäeva episood. Sõidame. See on lie detector tõesti. Kuidas puhkus läheb? Hästi üldiselt. 1, 2, 3. Ma näen see punaseid täpikesi. Kas ma peaks keskel istuma? Alustame sellest, et sa võiks tutvustada ennast, et kes sa oled, mis hooajal sa olid Raketis ja siis mis sa täna teed? Tere, mina olen Smaragda, ma olen 13. hooaja raketlane ning momendil õpin Tartu Ülikoolis informaatikat. Teadustoimetusega olen seotud nii, et kuna Kvark on teadustoimetus ja Kvark teeb ka teadusteatreid, siis mina teen neid teadusteatreid aeg-ajalt. Ja raketisaadetega olen momendil seotud niimoodi, et ma teen Raketile TikToki. Mina olen Knutt, mina olin Raketis aastal 2015, mis hooaeg see oli, seda mina enam ei mäleta. Algusest peale on minu eriala olnud elektroonika. Tere, mina olen Gregor. Mina olin 6. hooajal Raketis. Umbes 10. hooajast saati siis olen olnud Raketi ülesannete üks tegijatest. Tere, mina olen Annika. Mina olin Raketis 13. hooajal ning mina olen seotud teadustoimetusega niimoodi, et ma katsetan vahepeal ülesandeid. Ja siis kui ülesandeid ei ole vaja katsetada, siis mul on võimalus teadusteatreid teha ka Vargis. Tere, mina olen Arnold Rein. Ma osalesin Raketis 5. hooajal. 6. hooajal esimest korda siis aitasin kaasa lüüa. Alt edasi olen siis sisuliselt esimene ette juhtuv testisik. Tere, ma olen Karoliine ja ma olin 7. hooaja raketlane. Ma aitan ülesandeid teha ja teadustoimetamist teha. Mina olen Mats, käisin Raketi saates aastal 2012, osalesin 2. hooajal ja nüüd olen seotud Raketi saatega läbi selle, et osalen ülesannete väljamõtlemise protsessis, et mida teha võiks ja pärast siis küsin teadustoimetaja Raidi käest, et aga miks ja kuidas te ikkagi tegite neid ülesandeid täpselt, et te kõik ka teada saaksite, mis saate telgitagustes toimus. Tere! Mina olen Raid, mina olen alates 10. hooajast Rakett 69 saate teadustoimetaja. Mina osalesin Rakett 69 saates 3. hooajal. Mis sa mäletad oma Raketi hooajast? Kui ma enda hooajale tagasi mõtlen, siis see oli nii ammu. Mul tuleb meelde see, et produtsent tuli ütlema mulle, et mis puhul enda võistkond ainult naised valisid. 3. hooaeg oli selline hooaeg, kus ei olnud veel väga palju tänapäeval traditsioonilisi raketisaate osasid olemas. Ei olnud isegi alati konkreetset võitjat, anti vastavalt sellele, kui hästi lahendasid, said punkte, mis on miski, mis ma arvan, me peaksime tagasi tooma. Kõige eredamalt on ikka meeles see, kus ma välja kukkusin. Ja siis mul tuleb meelde, et ma kukkusin välja saates, kus me pidime modelli mõõtmeid hindama ja vastasvõistkonnas oli üks naisterahvas ja ta lihtsalt oskas seda nagu palju paremini teha, kuigi nagu metoodiliselt me lähenesime paremini, siis lõpptulemust oli sama. Mina mäletan hästi-hästi palju duelle oma hooajast. See, kes läks koju, duelli kui sellist ülesannet ei olnud. Punktidest selgus, kes on kõige nõrgem võistkond ja siis see kõige nõrgem võistkond, nad käisid ükshaaval ja hääletasid, kellele siis nad tahaks kas jätta saatesse või saata koju, ma täpselt ei mäleta. Ma oma hooajast, ma ei mäleta liiga palju nagu, ma tean, ma kartsin, ma hullult kartsin kaamerat. Ma arvan, et ma mäletan oma Raketi hooajast põhiliselt neid hästi pikki päevi, mis olid hästi ootusärevad alati. Siis mul tuleb meelde, kuidas me tegime massaažirongi seal nende võtete vahel. Kõik istusime reas või võib-olla see oli meie tiim ainult. Mingid eredamad hetked on ikka meeles, kuidas me seal kaadri taga käisime haas mingeid mänge kinni panemas ja... Ülesanded on päris selgelt osad ikka meeles. Ma arvan, et finaal oli ka ääretult lahe, et hästi palju isehitamist ja sellist praktilist nokitsemist. Televaataja saab osa nii kitsast lõigust sellest, mis koha peal toimub. Ma olen näinud kõiki hooaegasid, mis on peale mind, enamikke neist nii kaamera tagant kui telekast ja ma ei ole näinud enda hooaega endiselt. See hooaeg, kus mina osalesin, see on see hooaeg, kus esimest korda võitis selle saate Reigo Kebja. Pärast seda on ta veel võitnud paaril korral seda saadet. Kus ta veel on võitnud siis? Reigo Kebja on võitnud koos Karl Melliga. Ma ei tea, kes veel. Igatahes ta on nagu iga kord, kui Reigo Kebja tuleb saatesse ja on mentor, siis ta võidab. Ja ma ei tea, kas ta on 3 korda võitnud või äkki ta on 4 korda võitnud isegi.
see on see, miks ma ka ei muretsenud desünkroniseerimise pärast, sest et Reigo Kebja on Eleringi juhatuse liige minu arust praegu, nii et ta võidab alati. Millal tuleb tagasi finaal kuskil siis nagu ekstreemsetes oludes kõrgete ja ohtlike panustega. Oled kindel? Jaa. Ja siis Aigar vajutab punast nuppu ja siis K9 laseb kuskil ba ja siis nagu on 2 punkrit, ühes on nad ise ja teises siis kukuvad mürsud. Mis lemmikepisood on? Kui ma nüüd olen nagu teisel pool kaameras, mulle meeldib avasaade. Avasaates on palju ülesandeid, mis on võimalik võrdlemisi väikse vaevaga ära lahendada, mis tähendab, et vaatajana on võimalik hästi palju nagu edu emotsiooni ise saada. Kui ma lähen tavalises stuudioepisoodis, siis on pikk ülesanne, pean midagi ehitama, pean lahendama. Avasaates ma saan minna ja ma olen, üks pusle. Ja ma saan kiiresti ennast läbi töötada ja mul on tunne, et see annab sellise lõbus emotsiooni. Kõige lahedamad on kas tiimiülesanded või siis mingi ülivinge finaali ülesanne. Sest tiimiülesandega sa saad nagu lahendada mingit nagu väga vinget asja ja siis finaalis sul on nagu mingi keerukam probleem. Teadusteater on üks nagu selline verstapost, kus siis reaalselt raketlased peavad oma oskustega, oma planeerimisega midagi ära tegema. Teadusteatrist teeb kõige ägedam episoodi see, et seal nagu võistlejad peavad nagu päriselt ise asjalikud olema. Teadusteater oli kindlasti minu jaoks kõige oodatum episood, sellepärast et eelneval hooajal oli mul sõber Joosep oli käinud ka seal ja tema kukkus täpselt enne teadusteatrit välja ja siis ma tegin eesmärgiks endale teadusteatrisse jõuda. Tõenäoliselt ma nüüdses vanuses juba oskaksin teadusteatrit paremini teha, aga tollel hetkel oli see minu jaoks üsna hirmus asi. Ma ei tea, kuidas ma sealt läbi sain, aga ometigi kuidagi mul see juhtus. Ma arvan, teadusteater on saade, kus me näeme kõige rohkem seda, millised inimesed saated osalejad päriselt on. Nad saavad näidata seda, kui ägedad nemad on ja mida nad teha oskavad. Vahva, vaata videot! Näitame sulle midagi. Nii. Nüüd ma annan sulle ühe asja. Siis ma näitas üht videot. Näitaks sulle midagi. Okei. Mis sa arvad, mis me nüüd teeme? Nüüd? Ma ei tea. Me nüüd vaatame sinu raketisaate teadusteatrit. Nii lahe. Ei. Teie ette astub Annika, kes viib meid mere äärde. Päris jääneb välja. Lähme nüüd. Ja. Mina loomulikult kasutasin ära oma ehitusoskusi ja tegin ise valmis täiesti oma katseseade. Ma nädal aega ehitasin seda masinat. Valasime betoonosasid, programmeerisime Arduinot. Mulle meeldib väga inseneeria ja kuna ma õpin ise ka materjaliteadust, siis ma tundsin, et ma saan siin just näidata oma häid oskusi. Ma olen nii rahul sellega, mis see nagu visuaalselt välja näeb, et sarnane asi oli ka Luksemburgis, üks hooaeg peale mind. Või ta oli nagu natuke teine, aga see oli see tsunami vist oli see teema. See näeb nii ilus välja. Ma olen siiamaani väga uhke sellele. Tubli oli Annika. Räägin teile lainetest. Mulle meeldib väga reisida ja just mereäärsetesse paikadesse. Kui need lained, siis saan ma teadusteatrisse kaasa tuua. Ehitasin mu kodus ise lainemasina. Siin servas on servomootoriga laba, mis tekitab laineid. Laine hakkab levima teise äärde. Me küll näeme silmaga, et laine levib pinnal, kuid tegelikult on väga suur osa lainest hoopis vee all. Kuid nüüd, kui see jõuab minu mudelisse ja teise serva, kohtub ta liivaranna ning linnaga seal taga. Vaatame, kui palju vett toob linna, kui meil on selline tormine ja tuuline meri. Seda on ju päris palju. See meenutab meile üleujutusi Prantsusmaalt. Palju siin vett siis päriselt on? Kuskil 2 minutit ootamist, sest siis vesi voolas, aga kaamera käis ja vesi voolas, aga mis sa samal mitte midagi rääkida, sest oled seal. Ja vaata kohtunikke. Mul on väga hästi, mõtleme edasi, mis tekst tuleb. Üli hästi on. Kus on see koht, kus on see koonuse kujunenud koond. Vaata, nii. Ühesõnaga, seal on see koht, kus peab see vett koondama see asi. Ja selle liimimine, see seina külge, nii et see vett nagu läbi ei tilguks. Selle mingi teipidega hoidsin seda 3 kohast kinni. Ja siis panime selle liimi. Ja siis ma 2-3 korda tegime uuesti. Ja siis pealegi see betoonitükid ummistis see kraaniga pidevalt ära. Ja 800 milliliitrit. Kui nüüd järgmised katsed oleksid sama täpsed, valame välja võetud vee tagasi. Erinevates maailma paikades on tehtud randa selleks erinevad kaitsevallid. Esimene sihtpunkt on Iirimaa.
seal on nii looduslikud kui ka linna äärde tehtud kividest kaitsevallid ette. Meil on ka selline mudel olemas selleks. Vaatame, kas peaaegu mitte midagi muutes, siis kividega võiks olla abi sellest. Seda oli silmaga nähtavalt palju vähem. Need kivid justkui rebisid tükkideks need ained. Natuke üle 100 milliliitri. See on kordades vähem kui ennem. Tundub, et Iirimaal leidnud täitsa hea lahenduse. Kuid millised lahendused on veel? On järgmine sihtpunkt Taiwan. Nemad samamoodi panid kivid randa, aga lisaks mõtlesin, et paneks ühe veialusastme juurde. Kuid kuidas see esialgu saab üldse parem olla? Saame teada. Nagu te nägite, kivid võtsid jälle laine kätte. Osa lainest läks üle kivi. Kuid suur osa oli vee all. Ta komistas selle kivi taha ega jõudnudki kaugemale. Kuid kui palju jõudis? Vaid 40 milliliitrit. Nii palju vähem. Vahel on väikestel asjadel väga suur mõju. Mina olen Annika ning nüüd me oleme kõik samal lainel. Tehtud. Katse tuli välja ja nii tekst oli ka päris hea. Ma arvan, minu esinemine sellega võib rahule jääda. Mulle meeldis, et Annika sidus oma etenduse üheks tervikuks jutustades lugu. Ma vaatasin ülikooli erinevaid õppeprogramme, minu meelest oli mingi ülikooli koduleht. Ja siis seal oli ülikooli Instagram lingitud ja siis oli mingi video juures ja siis ma vaatasin Instagrami, siis ma nägin mingi sarnast videot. Ja siis ei, mitte Tartu Ülikool. Ja siis minu meelest ma sealt leidsin selle Instagrami lingi ja siis sealt ma nägin nagu midagi sarnast ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma seda teha saan ja siis oli selline ehitamine ja no mulle meeldib väga reisida, seega sobis ülihästi loo kokku. Shout out Martin Vainult, selle aitab mul väga palju seda ehitada, aga see oli väga team effort. Ta ei teinud selle minu eest ära, disclaimer sinna ka juurde. Me liimisime kõigepealt neid juppe kokku, siis liime lasi vett läbi, liimisime uuesti neid juppe ja seda tuli paar tsüklit. Et esialgu mõtlesin, kas ta laua peal tundus nagu gramm kole, seitsime puitaluse sinna juurde, siis me saime neid betooni asju valada, ma esimest kord sain betooni valada, ta oli päris lahe. Siis natukene Tartu tänavatelt kive ja neid kokku seal liimida hunnikuks. Reedel kuskil kella 10 mehitsin ja siis ma hakkasin seda päriselt teksti kirjutama, mida ma sinna juurde räägin. Ja siis kunagi hommikul lõpetasime, läksime koju. Mul oli teksti palju rohkem, millest rääkida nagu erinevad stsenaariumid, mul oli nagu kivi versioone veel, mingid sellised nagu laine, kaartsu asjad, mida kõik ei saanud kasutada. Aga no siis oli vaja seda tervikuks teha, palju proove teha. Vee hulk nagu varieerus kuskil esimesel, selle kõige suurem üleminekuga kuskil 50 milli, ülejäänud korrad selline 10, kui see kõrvale jätta, siis 100% töökindlus. Vahepeal kraan ummistus ära, sealt siis ma puuastame selle kraani natuke, et oli selline, et nagu miks see nii palju vett läbi, läks kõvasti aeglasemalt seega selle asemel, et me ootame 2 minutit vaikuses, kuni vesi voolab, me ootasime kuskil 4 minutit vaikuses, kuni vesi voolab. Annika oleks võinud vähem muretseda, seda võiks ka öelda, aga muidu ei oleks midagi teistmoodi teinud. Varem oleks võinud alustada oma asjadega. Kõvasti varem oleks võinud alustada. Uni on väga oluline osa. Nutt on hoolega meisterdanud, et täna võimalikult efektselt tuld näidata. Kõige tähtsam on kindlasti, et elektroonilised ühendused ja sütikud vastu peaksid. Ma tunnen ennast ülesannete lahendamises kindlamalt, kuna esinemisega olen väga vähe kokku puutnud. Tere, mina olen Knut ja täna ma räägin teile tulest. Esiteks teeme enneolematu eksperimendi. Nimelt, süütame tiku. See tikk põleb väga erises keskkonnas, milleks on õhk. See tikk saab põledada õhus olevale 21% hapnikule. Siin kõrval, anumas, on väikese hapnikusisaldusega keskkond, milles on täpselt samasugune tikk. Kui me süütame purgis oleva tiku, siis põleb tiku otsast vaid väe peal. See on sellepärast, et põlemiseks vajalikku hapnikku antud keskkonnas ei ole. Kui aga me tahame põletada vähese hapnikusisaldusega keskkonnas, mida... Kohutav. Ma teadsin kõike, mis seal on, aga ma ei osanud seda lihtsalt edasi öelda viisakalt nagu. Ja paljud asjad said seal eelnevatel õhtutel veel ümber tehtud, et see oleks midagigi nagu selge nagu või kuidagi efektsem. Ja minu peas oli kõik selge, aga seda välja näidata on üsna, oli raske tol hetkel.
ja sellepärast see asi on veel hullem praegu vaadata, kui see tol hetkel oli. Midagi, tuleb appi võtta väike nipp. Kasutada midagi, millel on juba hapnikulaadne toode sees. Selleks on siin täiesti tavaline säraküünal. Nagu näha, säraküünal põleb ilma probleemideta. See sama säraküünal võiks samasti põleda ka avakosmoses. Ka kosmose süstikud kasutavad sama tööpõhimõtet. Neil on lisaks kütusele ka hapnik kaasas. Aga tuleme nüüd maa peale tagasi ja liigume edasi maise katsega. Kas te olete kunagi kuulnud, et tavaline jahu võib suure leegiga põlema süttida? Aga eks proovime järele. Nagu näha, siis jahu ei sütti. Asi on selles, et reaktsioon toimub jahu pinnal ega jõua sisemistesse kihtidesse. Aga seda annab parandada. Et seda jahupilve süüdata, teen ma siia väikse lõkke. Ja ohutus eelkõige. See mul ka hästi pähe panna. Ma algselt tegin rõdu peal neid katseid lihtsalt 3. korrusel ilma seal mingi turvavarustuseta. Aga et telekas võiks seda lasta, siis mulle öeldi, et see tuleb pähe panna ikka. Kas olete valmis? Mina olin Knut ja see oli Tuli. Knut oli oma etenduse nii süvenenud, et ta hingas minu meelest ainult 2 korda. Kui Knut õpiks natukene naeratama, siis võib temast ikka päris superstaar saada. Ma usun, et lõpp oli suhteliselt efektne. Tänu sellele loodan pääseda playlist. Nii ta oli. Eks need teadusteatri ideed olid enne olemas juba teada enam-vähem. Ja sai läbi mõeldud, et mida nagu teha oskaks. Ja ma sain ühe esimesen, mitte päris kõige esimesena, aga esimeste seas teema ka valida. Ja miskipärast see tuleteema tundus siuke, et sellega on nüüd kõige lihtsam teha mingit efektset asja. Ja ma arvan, et see võib-olla ka päästis nagu. Ja sealt siis edasi sai mõeldud, mis nagu teha annab. Mingit väga kõva pauku ei tubatud teha. Pauk oli vist ka eraldi teemana kirjas. Ja siis tulidki mingid siuksed eksperimendid, et kuidas tuli üldse on, mida selle jaoks vaja on. Ja lõppu mingi plahvatus ka nagu. See oli päris pikk protsess. Mul olid need asjad olid kodus valmis tehtud, läbi katsetatud, testitud. Ja siis ma mäletan veel, et seda eelnevat ööd seal võtteplatsil, või me oli vist päeva aega varem ja siis seal sai neid mitu korda veel läbi tehtud ja sisuliselt töö otsa katsetatud ja mängitud selle asjaga. Ja viimased täiustused ja minu ütles oli päris olulised lisad tulid sellel viimasel õhtul lihtsalt sinna juurde. Ettevalmistus oli omajagu. Ma oleks praegu disklahvi saanud kõigest, sest mul oli üks anum. Ma ei mäleta, mis mul oli seal, igatahes mul oli seal atsetoni aurud sees. Ja demo selle mingi esitlemise ajal ma lasin selle õhku. Ma ei tea, kas poolkogemata või meelega, aga ma ei arvanud, et ma täpselt ei mäleta, mis seal juhtus, igatahes üks väga kõva pauk käis. Ja see oli nagu ettearvamatu kohtunike jaoks. Aga ma ei mäleta ka nüüd, kas see sai midagi ümber tehtud, aga igatahes seda atsetoniga katset mul ei olnud seal lõpuks. Et me midagi asendasime ära, et see asi oleks nagu ohutum. Ma ei mäleta täpselt, mis see originaalne plaan oli. Aga ma tean, et see säraküünla asi sai tehtud kuidagi viisakamaks. Algselt oli seal mingi teine asi säraküünla asemel. Ja siis see nägi lihtsalt tele jaoks kohutav välja ja siis see sai nagu täiustatud. Ma tulen siia, sest ma tean, ma mäletan. Mina olin läinud, ma olin ülikooli läinud umbes täpselt sellel aastal või midagi siukest ja siis kui mina olin nagu, või eelmine aasta, mina olin ülikoolis, siis Knut oli ka ülikoolis, kuigi meil on mingi, ma ei tea, 5 aastat vanuse vahet vähemalt, midagi sellist. Ja ma tean, sa käisid ühesõnaga sealt samas selles digilabori töökojas tegemas ja sul oli siuke, ma ei tea, kus sa said, 4-kandiline pleksist nagu toru. See oligi sama asi, mis õhku lendas. Ja seal sul oli kõrvale siis mingi tüüs sisse pandud ja sa lasid sinna lihtsalt hapniku peale. Katse oli see, et ma teen tagurpidi tule. Räägi lähemalt, ma nüüd lähen välja jälle. Kas võis olla nii? Ühesõnaga, põlemiseks on vaja hapnik, sa saad panna asja nagu põlema, niimoodi, et sul tuleb hapnik väljaspoolt, aga sa saad ka teha seda vastupidi, et sul on anum gaasi, mis põleb ja sul tuleb hapnik ühest väiksest tüüsist, ehk siis see leek on ainult selle tüüsi ümber, sest tal ei ole ülejäänud ruumis ei ole hapniku põlemiseks. Ma eeldan, et visiir oli juba selleks ajaks käest pähe panna. Ilma visiirita ka, et sa ei tohi seda asja teha. Kas sa teeks midagi nüüd teisiti? Jaa, ma mõtleks kogu selle teksti läbi, mis ma seal teen nagu, sügavamalt, kui ma eelmine kord tegin seda.
et see oli, ma ütleks, kõige nõrgem koht, et ise need katsed ja asjad olid nagu efektsed. Ja et näidata, et nüüd ei olegi hapnikku vaja, et see asi põleb ilma hapnikut, aga et see osa mulle meeldis. Aga jah, kogu see esinemise pool on see, mis puudu ei tol hetkel. Ma julge vaadata. Esimesena astub lavale Gregor, kes demonstreerib pauku. Ma arvan, et show tuleb lahe ja väike närv on sees, aga ma arvan, et see aitab mul etendusel kaasa. Siin on mul piits, siin on tuli. Lähme teeme pauku. Seletad siuksed lihtsad asjad ära, mis tegelikult toimuvad igapäevaelus, kuid keegi ei tea tegelikult, miks ta toimib. Tere, mina olen Gregor ning täna räägin ma teile paugust. Alustuseks paluksin ma teil tõsta oma parema käe. Siis tõstke oma vasak käsi ning nüüd lööge nad kokku. Teiega koos tekitasime just kõige lihtsama paugu, mida inimene saab teha. See on käteplaks. Ning nimelt surume oma käte vahel õhu kokku, tekitades sellega rõhulaine ning ka paugu. Kuid mis on tegelikult pauk? Pauk on vali, lühike ja terav heli. Ning pauku saame me ka teha teistmoodi. Piitsa keerutades näete te kindlasti, et piitsa ots liigub palju kiiremini kui piitsa keskosa või isegi minu käsi. Ning õige liigutusega tekibki pauk. Liikudes õhus tekitab piitsa ots enda ümber rõhulaineid ning ületades heli kiirust hakkavad need rõhulained kuhjuma ning tekitavad ühe suure rõhulaine, mis jõuab ka meie kõrvu pauguna. Kuid pauguks vajalikku energiat võime me ka saada keemilisel teel. Selle jaoks on mul siin laua peal pandud 3 erineva suurusega lõhkeaine hunnikut. Esimeses neist on 0,25 grammi lõhkeainet, teises 0,5 grammi lõhkeainet ning kolmandas 1 gramm lõhkeainet. Süütame esimese. No, proovime siis teise hunnikuga. No, 4-kordne hunnik peaks mingisugust pauku ju tegema meile. Aga mis siis juhtus? Kuhu jäi pauk? Lihtsalt öeldes põles see lõhkelaeng liiga aeglaselt. Siin minu käes on üks pisike papistoru, mille sees on sama suur lõhkelaeng kui siin esimeses katses, ehk siis 0,25 grammi. Kuid seal see ju pauku ei teinud, nii et miks ta siin peaks pauku tegema? Nimelt siin on ta hästi tihedalt kokku surutud. Ning kui me selle süütame, ei saa see rõhk vabaneda ühtselt ning hakkab see sisse kogunema nii kaua, kuni lõpuks need papisseinad järgi annavad ning see rõhk vabaneb ühe korraga, ehk siis pauguna. Mina olen Gregor ning see oli pauk. Rahvale tundus meeldivat ning kõik katsed toimisid nagu valatult. Gregor üllatas. Isegi mina ei teadnud, et piitsa ots liigub kiiremini kui reisilennuk. Tuli meelde kohe, et see viimane, kus see pauk tegelikult toimus, et kui ma õigesti mäletan, siis esimene kord see ei toiminud. Need olid mingid suvalised poest ostetavad nagu mingid siuksed pisikesed asjad ja mäletan esimene kord see ei teinud selle paugu ära, aga ma olin teadlik, et umbes 1/3 või 1/5 nagu see ei tööta lihtsalt, et siis varu oli olemas ja siis tegin kohe teise järgi. Et siin ei olnud arugi saada, et midagi siukest juhtus. Ma mäletan, ma tahtsin hullult teha pauk. Enne mind vist oli võetud ära teema Eike ja midagi veel ja siis see pauk oli täpselt vabaks jäänud ja siis ma olin väga õnnelik. Mul on isegi mingid videod kuskil olemas ja mingid asjad, kus ma koolis keemialaboris sõbraga koos katsetasin seda asja, et ikka oma jagu, ma mäletan, ikka tegime katsetusi ja mõtlesin, mida sinna kokku panna. Seal oli paar katsetust, mida me tegelikult tahtsime veel teha ja siis kohapeal selgus, et näiteks see ei toiminud hästi. Oli siuke näiteks asi, kus on see slingi või kus see kustutakse, on see plastikvedru, mis mööda nii-öelda treppi nendes alla veereb niimoodi üks ja teine ots järjest. Ja sinna peal tahtsime teha siis vesinikupauku ja siis see rõhulaine hakkas mööda seda nagu edasi-tagasi käima, see oli nagu üle toa tõmmatud. See rõhulaine hakkas käima, aga seda oli hästi õnnalt teha, ma mäletan. Ja see ei oleks nii efektne olnud ja see arvatavasti ei oleks ka aega mahtunud ja siis seetõttu see jäi välja, aga üldiselt nagu mina arvast üldiselt see jäi suht samaks, teksti võib-olla sai natuke parendatud seal kohtunike abiga, aga üldjoontes oli see jäi suhteliselt sarnaseks, mis me algselt olime pannud kokku. Tunnen, et päris hea teadusteater oli. Vaadates järgi seda, siis ma tunnen, et seal oli seda puisust nii-öelda või nagu, et ma sain aru, et mul oli tekst pähe õpitud ja sõna-sõnalt üritasin seda teksti nagu siis järgi öelda.
mis nagu on hea, sellepärast et seal oli väga tähtis, et sa oled korrektne nii faktiliselt, aga see peab ka efektne olema. Igal sõnal oli oma tähendus ja aega oli vähe. Ma arvan, et üldiselt oli see hästi tehtud, võib-olla natuke paremini mängiks läbi seda mitte pauku tegevate materjalidega osa, et paneks rahva natuke rohkem pauku ootama sealt võib-olla. 75, issand. Kas see näitab mulle minu teadusteatrit? Tulevane õpetaja Arnold Rein esineb teemal vesi. Põhimõtteliselt ma räägin oma lapsepõlve unistusest, et kuidas ma tahaks vee peal kõndida. Ma tõesti ei vasta tõele, ei olnud minu lapsepõlve unistus, kuidas ma tahaks vee peal kõndida. Ütlen ma valmistudes sõudmaile ookeani. Ja olen väiksest peal olnud õudne ujuja, et ma selles mõttes õudne, et ma olen väga halb ujuja. Et väga hästi pinna peal ei taha püsida. See osa vastas tõele, ma tõesti ei ole kunagi hea ujuja olnud. Tervist! Kes meist ei oleks mõelnud selle peale, et kui lahe oleks vee peal kõndida? Ma olen kaasa võtnud endale vesikirbu-mudeli. Nüüd ta suudab teha midagi, millest mina võin vaid vähemalt hetkel unistada. Aga küll see ka minu puhul teoks saab. Tema suudab vee peal kõndida. Ta teeb seda tänu vee pindpinevusele. Ma ei tea, kui palju on, ilmselt neid on palju, neid raketisaate teadusteatri tegijaid, kes teevad seda katset ja nad on nagu, ma ei tea, kas see töötab, palun töötab. See oli täpselt siuke hetk, kui ma seda sinna vee peale panin. Kui miski oli natukene valesti või ma asetsin seda natuke valesti, ta kohe kukkus ette. Vee pind on kergelt kilejas ja tugevam ja see kannab teda seal peal. Nüüd, kui ma võtan purgi ja täidan veega ning selle tagurpidi pööran, siis efekt on see, mida me ootame. Vesi kukub välja. Kas te panite tähele? Nägite seda kuti seal noogutamas? Poleks arvanud, et vesi välja kukub. Näete, väga oluline näidata ära ka see, kuidas asjad on, mitte lihtsalt hüpata katse juurde. Võtan purgi, mis on kaetud lihtlabase võrguga. Tavaliselt seda katset tehakse nii, et sa paned sääsevõrgu sinna peale. Ja mingil põhjusel ma ei leidnud kusagilt kodust sääsevõrku. Miks ma ei olnud nõus poodi minema sääsevõrku ostma? Ma ei tea. Aga see, mis mul kodus oli, oli mingisugune ehitusel kasutatav võrkteip. Et siis see purk, kui ma ütlen, et on kaetud sääsevõrguga, siis tegelikult see on kaetud võrkteiviga. See nägi välja nagu see hall teip, millel oleks ainult nagu see sisemine võrk alles. Vee sissevalamine, selle juures midagi teistsugust ei ole. Ja selle tagurpidi pööran, siis nüüd me näeme midagi vähe teistsugust. Siit vesi enam välja ei tule. Ka see? Naljakas on vaadata tagasi ühte oma varajastest etendustest. See ei olnud minu kõige esimene teadusteatri etendus, aga ma arvan, ta on siuke esimese 10 seas. Näha on, et on palju ruumi areneda. See on seotud pindpinevusega. Kujutage ette, et te võtate kokku 20 sõpra ja te võtate kõik üksteisel risti-rästi tugevalt kätest kinni ja siis üritate uksest läbi minna. Ei õnnestu. Ka veeosakesed on väga head sõbrad üksteisega ja hoiavad tugevalt teineteisest kinni. Nüüd, igapäevaselt tuleb meil ette olukordi, kus on oluline, et me saaks vee pindpinevust vähendada. Üks neist on pesemine ja seda teeme me otse loomulikult seeviga. Kui ma panen siia veidikene seepi ja lisan taas kord vett, siis vesi siin sees enam ei püsi. Seebi puhul on oluline see, et ta mahuks mustuse erinevate konaruste taha. Ja kohtades veega seebi osakesed siis kangutavadki mustuse lahti. Seep ei meeldi ka minu kaaslasele siin. Ma teen kiiresti ühe seebi lahuse ning vaatame, kuidas ta sellesse suhtub. See osa katsest 100% autentne, siin ei ole mingit jama. Ja nii ilus, üks ilusamaid katseid minu meelest, mida ma mõnel etendusel teinud olen. Selles suhtes töötab ikkagi suurepäraselt. Ja ta vajub vee alla, me vähendasime pindpinevust. Ehk siis, kui teie naabrimees juba suudab vee peal kõndida,
visake talle paar tükki seepi, vaadake, mis juhtub. Aitäh! Peale seda esinemist olen ma veendunud, et Arnold Reinust tuleb hea õpetaja, sest ta suudab luua sellise mõnusa, pehme kontakti oma kuulajatega. Kirt püsis õigel ajal õiges kohas, midagi ei läinud nihu. No iseenesest õpetajana ma mõnda aega töötasin. Sain kätte selle esmase tunnetuse, mis on õpetaja olla, on ju. Ja otsustasin, et ikkagi tahaks teistsuguse karjääriraja peale minna. Ma tundsin, et ma lihtsalt ise ei sobi võib-olla nii hästi õpetajaks, kui see amet seda väärib. Aga tagasi tulles nüüd etenduse juurde. On väga palju tublisid ja tarku inimesi, kes aitasid seda etendust kokku panna. Ma tollel hetkel olin Tartu Ülikooli teadusbussis siis. Ja Jürgen, kes sellel hetkel siis oli üks nendest 2 inimesest, kes juhendas ja meid koolitas. Tema pakkus välja, et pean veidi omal etenduse tegema, et ma võiks teha seda võrgukatset, tagurpidi klaasvõrguga. Ja lisaks ta ütles ka seda, et ma võiks teha seda, et ma panen seebis ja näppu alt vastu ja siis see vesi kukub sealt läbi. Aigar nõustas siis kõiki teadusteatri tegijaid. Ja tema poolt tuli siis pakkumine, et ta on näinud sellist traadist kirp vee peal katset. Ta on nagu saatis pildi sellest traat jalgadel toituvast siis olevusest. See, mis ma tollel hetkel tegin, klappis suurepäraselt kokku sellega, kui vähe ma tajusin seda, kuidas publik või õpilane või kes iganes on teisel pool, kuidas tema mõistab seda, mis lava peal toimub. Ma esitasin kuumast liimist ja grilltikkudest parve, aga see oli parv, mis ise ei ujunud. Aga mina teadsin seda teistele kõigile, see nägi välja nagu parv. Siis sinna peale ma panin roosa õhupalli, mille ma lasin täis. Mitte lihtsalt õhku, vaid väävelheksafluoriidi, sest siis on ta raskem. Keegi ei tea, et see parv tegelikult ei uju. Ja siis ma avastasin, et see katse ei tööta, sest et see puit, need grilltikud, see nagu märgus ja on oluline, et see ei märguks ise. Ja siis selleks, et see katse töötaks, ma nägin palju vaeva, et sulatada küünlavaha kõikide nende parve grilltikkude peale, mis seal all olid. Et siis nad ei märguks. Ja siis ma sain selle katse tööle enam. Siis ma saatsin sellest katsest video ja siis Aigar ütles, et ei tee nii nagu pildi peal on. Ja siis ma tegin nii nagu pildi peal on. Kehaks ma kasutasin seekord siis vastupidi selle asemel, et midagi rasket panna, midagi kerget. Oli sisuliselt nagu tükk penoplasti. Siis need jalad said sinna kinnitatud alt poolt. Ja siis ma tahtsin, et see oleks natuke ilusam kui tükk penoplasti. Ja siin nüüd varsti saavad need inimesed, kes on teadusteatrit teinud või sellega kokku puutunud mõelda. Siis ma otsustasin, et ma võtan spreivärvi ja hakkasin seda penoplasti tükki spreivärviga värvima. Selleks, et see spreivärv oleks vedel, üldse, et värvid oleks vedel, et neil peab lahusti olema ja spreivärvidel on siis lahusti, nagu ma tollel hetkel väga kähku teada sain, atsetoon. Ja kui sa paned atsetooni ja penoplasti kokku, siis penoplast, ta nagu mitte ei lahustu, aga ütleme nii, et ta laseb, seal tekib juhke vabadust liikuda nendel plastikukiududel, siis mis puserid ja mis õhutaskuid kinni hoiavad, siis see õhk pääseb sult välja, ehk et just kui see penoplast hakkab ära sulama, näeb see välja. Ja siis oli palju sättimist ja timmimist ja väga palju pesemist ja nende kastide tühjaks loputamist, sest kui CP-kasti sisse, siis see katse välja ei tulnud. Et siis alati oli ülioluline see kast pärast igat katsetust, mis seal läbi tehtud sai, mis on 10 korda vähemalt läbi tehtud seda etendust. Palju pesemist, palju ettevalmistamist. Aga tänu toredatele ja tarkadele inimestele minu ümber, tänu heale nõule ja headele soovitustele sai lõpuks täitsa tore etendust tehtud. Järgmisena räägib teile oma hobist Smaragda. Ujumisega olen tegelenud juba 14 aastat, ehk siis 4-aastasest saadik. Ning kohe tulid ka esimesed ideed, mis katseid võiks teha, millest võiks rääkida. See on ujumispunn. Ujumises panen ma selle endale jalge vahele, et mu jalad kõrgele püsiks ja et saaksin ainult kätega ujuda.
aga praegu on nad mul katsevahenditeks. ja nendel punnidel olid raskused sees selle jaoks, et nagu üks ujuja oleks siis nagu jalad põhjas ja teine oleks lihtsalt sirgujuja, ehk siis tegelikult mul oli jumala raske seda seal jalgadega kinni hoida. Aga seda te ei näinud. Ma vaata näitlesin nii hästi, et jaa, tavaline punn. Lihased valmis. Ja nüüd on aeg väikseks ujumistreeniks. Tere! Mina räägin teile täna, kuidas igaüks võib tunda end kui kalavees. Täpselt nii kiiresti see käiski. Mul pärast küsiti, et kas mul olid traadid patside sees, sellepärast, et need jäid ilusti niimoodi nurga all püsti. Olete te kunagi mõelnud, et ujudes liigub ujuja küll ise edasi, aga vett tõukab ta ju endast just tahapoole. Samas mõjutab vesi ujujat nii, et ta liigub edasi. Näiteks õhus võib ujuja siputada palju tahab, aga edasi ta ei liigu. Alles siis, kui ujuja vette asetan, hakkab ta püüdlikult edasi pusima. Vesi on üle 800 korra tihedam kui õhk, moodustades seega käele hea tugipinna, millelt end edasi tõugata. Meile endile on see tugipind küll nähtamatu, kuid siiski piisab, et sellelt tõugates veetakistus ületada ja edasi liikuda. Seega, kui ujud, tõmba ja tuhka käega korralikult läbi. Väga oluline osa ujumise juures. Hästi, Smaragda. Nii, üks nõks paremaks ujumiseks on meil nüüd olemas. Aga mida me veel jälgida võiks? Meil on 2 ujuja mudelid, kellest üks on palju trennis käinud ning teab, et kiireks ujumiseks tuleb pea vette panna ning seda hingamiseks kõrvale pöörata. Meie teine kogenematu ujuja ujub aga pea veest väljas. Seetõttu vajuvad ka tema jalad, vot need siin, vees oluliselt sügavamale. Kes ujujatest jõuab esimesena teise otsa? Võistlusmoment tekib nüüd. Algaja ujuja. See, kes jalgu veepinnal ei hoia, ei liigu eriti kiiresti. Seevastu meie teine kogenud ujuja, see, kes jalgu vee peal hoiab, liigub sama tugeva tõukega oluliselt paremini. Meie kogenematu... See on ka väga oluline moment praegu. Also, kui me juba stoppi teeme, siis vaadake, mul on jalas, võib-olla keegi nägi juba, et on sellised nagu justkui lühikesed püksid. Tegelikult see on võistlustrikoo ja see on räigelt tugeva kompressiooniga. Ehk siis ma olin terve see, vähemalt jalgadest olin terve aeg nagu suke Buratino lihtsalt hästi sirgelt, et kuskilt midagi ei rebeneks. Nii et jah, kes veel ei teadnud, siis see on võistlustrikoo. Kas kombinatsioon rebeneb või sina rebeneb? Ei, võistlustrikoo, kui sa liiga hullult rapsid, võib rebeneda. No muidugi ta siin tegelikult ei rebene, aga ta on hästi suke tihe, et kui sa kummardad, siis see on nagu venib päris palju. See, kes pea veest väljas ujub, tema keha asend on vees liikumiseks ebapraktiline. Keha pindala risti liikumise suunaga on palju suurem kui teisel ujujal. Seega mõjub talle ka palju suurem veetakistusjõud, mis takistab tema liikumise üsna ruttu. Meie teine kogenum ujuja on seevastu voolujoonelisem. Keha pindala risti liikumise suunaga on palju väiksem ning vesi takistab ujujat seega ka palju vähem. Seega, järgmine kord kui ujuma lähed, pane pea korralikult vette ning hingates pööra seda kõrvale. Mina olen Smaragda ning kui seda teed, võid ka sina ujuda nagu kala. Kõik läks täpselt nii nagu pidi, sõnad olid kõik ilusti meeles ja point jõudis kenasti publikuni. Smaragda esitlus oli kindlasti väga praktiline. Ehk sellest on kõigil midagi õppida, kes veel ujumisega päris suure sina peal ei ole. Oli jah. Väga hea, ma polegi nii ammu vaadanud seda, nüüd on jälle põnev järgi vaadata.
ma arvan, et ma ikkagi sain suhteliselt tugevalt nagu juba alguses aru, mis ma teha tahan. Mul natukene muutus see seletuse pool just siis, kui ma rääkisin oma emaga ja minu mõte oli see, et et ujuja peab panema nagu tõstma jalad kõrgemale selle jaoks, et ta saaks paremini ujuda. Aga mu ema ütles, et ei, et ema on ujumistreener, sa pead panema pea vette ja siis su jalad tõusevad kõrgemale, sest su pea on vees. Ja ma olin mingi, jah, ma tean, aga nagu seda võiks tõesti täpselt niimoodi sõnastada. Nii et võib-olla see muutus, aga üldiselt anumaid vahetasime seal koha peal, aga põhiline idee jäi ikkagi samaks. Nii et väga palju ei pidanud muutma. Kui ma seda asja nagu kokkuvõttes planeerisin, mul oli mitu ideed, lõpuks ujumine tundus kõige sellisem minulikum ja alguses ma kodus lihtsalt katsetasin nende punnidega, kuidas need liiguvad ja tegelikult seal koha peal ahhaas ka katsetades me saime aru, et kui me paneme ühele punnile siis ühte otsa raskuse sisse ja teisele ei pane, siis see, millel on raskus sees, on nii palju inertsem, et isegi kui sa need korraga lükkad, siis see punn, mis ulbib vee peal ilusti, ta ei jõua esimesena kohale. Ehk siis me pidime koha peal sellele teisele punnile ka raskused sisse panema lihtsalt mõlemale poole ja natukene vähem. Nii siis lõpuks see üks ujuja veel paremini ujus. Ja anuma poolest vahetasime madalamaks ja kõik muu vist ei samaks see väike ujuja. Talle ei olnud rohkem midagi lisada, ta oli juba ise perfektne. Tehes nagu teadusteatreid igapäevaselt igapäevaselt ikkagi suhteliselt tihti, et see tavaline klassikaline teadusteater, millega sa lähed kuskile esinema, on ikkagi nii palju erinev. See hõlmab endast nii palju võib-olla sügavamat seletust, sul on kauem aega, sul on rohkem katseid. Ma arvan, et sellise lühikese formaadi jaoks ma ei teeks seda ümber. Väga palju. Optikateemalise etteastega on vaatajate ees Mats. Matsiga väitlema hakates tuleks olla ettevaatlik, sest tõenäoliselt ta võidab. Täna ma plaanin rääkida rahvale loo. See ei ole endiselt muutunud. Kalevipojast. Matsi puhul oleks üllatus, kui ta ei suudaks üllatada. Kalevipoeg veel noor oli, tahtis oma vendadega jahile minna. Jahilt naastes. Ma tahaks teada, kes kirjutas selle voiceoveri, et oleks üllatus, kui ei suudaks üllatada. Ja miks nad niimoodi arvasid nagu? See on nagu, come on. Sattusid nad põrgu väravat ette. Vennad väga julged ei olnud, kuid Kalevipoeg ise oli ja läks kohe põrgusse. Nüüd ma tahaksin teie seast ühte sama julget vabatahtlikku. Kuidas oleks, kui sina tuled appi mulle? Väga, teeme talle suure aplausi. Milline meeletu hulk publikut on saalis. Rahvas on hullumas lihtsalt. Aga mul ei ole ka mälestust, et nagu palju oli või vähe oli või nagu mul ei ole üldse mälestust, et publik oli. Ma ei mäletanud ka, kes kohtunikud olid näiteks. Aga ma praegu vaatan, et kohtunik on nagu see legendaarne teadusteatri mees härra Kikas, kes on öelnud, et teadusteatri regija peaks olema nagu rändmaag. Ta tuleb ei tea kust, ta teeb ei tea mida ja siis ta läheb ei tea kuhu. Ja tema on läinud, aga see ime või see võlu ja see mõte jääb maha ja sa muudkui aga mõtled, et aga kuidas ikkagi saab. Nüüd tule seisa siia, palun. Vaata. Nüüd, kas sa näed siin kübarat? Jaa. Näete ka kübarat siin? Jah. No näita kaamerale ka, Mats. Come on, Mats, näita kaamerale ka. See on küüntest kübar. See teeb selle kandja nähtamatuks. Kas sa tahaksid kunagi nähtamatu olla? Kas või korraks? Kas nagu meil ühtegi suurt plaani ei saanud võetud korraliku või? Või see oligi nii kehv katsevahend või? Issand jumal. Jaa. Proovi, kas sa saad selle kübara siit kätte? Väga vabatahtlik on. Vabatahtlik nagu, ma täitsa usun, et seal on see kübar nagu, et ta nagu päriselt proovib. Et ta ei näitle. Ülevalt alla vaatajatele paistab nõguspeeglitest anuma Ja seda me tahamegi teha teadusteatris. Me tahame, et inimesed oleks nagu, et ei ole võimalik. Ja siis meil on nad konksu otsas ja nad tahavad teada saada, et kuidas edasi läheb. Ja miks nii juhtus? Ma nägin, ta proovis võtta ja siis ta pani selle käe nagu sinna nagu sisse täiesti. Ta oli mingi ei olegi. Põhjas olev pisike kübar paiknevat hoopis anuma peal. Tegelikult on see puhas optiline silmapette. Sama juhtus ka Kalevipojaga. Ka tema ei saanud seda kübarat kätte. Nii et ta pidi põrgust lahkuma tühjade kätega. Kuna Kalevipoeg seda kübarat ei saanud ta ka kogu maailma teadmisi. Nii et ta pidi minema laia maailma rändama, et need teadmised kätte saada. Olles ühel oma rännakul Idamaades
kohtas ta seal kohalikku sortsi, kes... Ma enda kaitseks ütlen, et tegu on ikkagi nagu ilukirjandusliku liialdusega ja nagu väga vaba käsitlusega Kalevipoja lugudest. Et noh, see on nagu see osa, mis nagu selle teatri pealkiri võiks olla ka, et nagu, kuidas see on siis, meil on Kreutzwald kirjutas nagu Kalevipoja, on ju, ja see on siis nagu need lood, mida Kreutzwald kirja ei pannud nagu. Saatlipoja lood. Jah. Väitis, et tema suudab panna valguse painduma. Me ju kõik teame, et valgus levib sirgjooneliselt. Mul on laser ja laserikiir läheb otse mu käeni. Ta ei paindu teel, ei murdu kuskile. Sortsil oli siis selline pissipudel. Called it. Ja kui ta lasi selle laserikiire läbi selle veejoa, siis laserikiir, näete, paindus. Ta ei lähe enam otse. Ja selle veejoa näol on tegu lihtsalt valguskaabliga. Ehk siis, kui see laserikiir tuleb siit läbi pudeli, põrkub ta nii-öelda vastu seda veejoa seina ja peegeldub sealt edasi. Ja niimoodi jääb justkui siia veejukka siis lõksu. Aitäh teile! Mina olen Mats ja see oli optika. Ma tegin ühe ülilaheda katse veel, miks seda sisse ei pandud? Mis katse oli? Või nagu hõljumise katse oli. Selleks olid need peeglid seal kõrval. Vaat sa nägid, suured peeglid olid nagu... Ja huvitav, et keegi ei öelnud mulle, nagu, kui ma seda, nagu, oma seda etendust tegin, nagu, miks keegi ei öelnud mulle, et tee seda pudelisse nagu, no, et nagu oleks ilus nagu laminaarne juga nagu. Nüüd oli mingi... Nagu see oleks võinud olla siuke ilus. Hästi läks, väga hästi. Reaktsioon oli vabatahtlikult super lihtsalt. Suu lahti ei vaata ma... Ei öelnud midagi kohtunikud, nad olid sõnatud. No juuksuris käiks. Siis, no ega seal nagu seda esimest katset nagu ega ei seletatud, mis seal juhtus. Lihtsalt võeti vabatahtlik ja tehti ja siis oli ja siis mindi edasi. Et ma oleks ikkagi ilmselt tahtnud sinna nagu ühte lauset selle kohta ka, et nagu miks siis või kuidas siis. Praegu oli nagu must kunst. Ma mäletan, ma tegin sinna, tegelikult mul oli üks ilus peegel ka, ma sain selle kuskilt ma ei tea, kas gümnaasiumi füüsikaõpetajalt või mingilt kohalikult nagu astronoomia huviliselt, kes oma tähetorni ehitas. Ma sain nagu ühe nagu päris nagu teleskoobi nagu selle nõguspeegli. Ja see oli nagu päris nagu ilus. Aga seda oli ainult üks ja siis seal see nagu illusioon oli mul siuke, et oli see nagu peegel. Ja siis siin peegli ees oli siuke nagu, ma ei tea, kate riiul, mis iganes. Ja siia alla kleepiti siis Lego mehike ja nüüd kui meil on siin see peegel siis kuidas ma nüüd teen, meil on see peegel ja siis see valgus siis peegeldas meile siit see Lego mehike, peegel ja siis siia peale tekitati siis kujutis, et see mehik oli siis nagu ta ise oli ühel pool ja ta kujutis oli teisel pool seda fookuspunkti ja nagu see nägi nagu superreaalne välja, aga kuna see peegel oli väike siis see nagu vaateväli, kus sa seda mehikest nägid, oli suhteliselt pisike. Aga nagu see, et see kübar oli nagu ka, aga nagu see oleks olnud nagu veel ilusam. Aga ma ei mäleta, miks see välja ei. Ma arvan, et see oli selle vaatenurga pärast. Vaata seal, sa näed seal paremal on need peeglid. Ma minu meelest alustasin niimoodi, et seal oli nagu, need peeglid olid niimoodi, et nad olid nagu tasapinnaliselt. Ja. Tool oli peegli taga. Ja siis ma astusin sinna tooli peale ja siis mul justkui nagu see jalg või hüppasin või ma ei tea, mis ma tegin. Ja siis see rahvapoolne jalg, see jääb ju õhku seisma siis sinna peegli ette ja mu teine jalg on peegeldusest ka paista. Ja siis näeb välja nagu ma hõljuks või lendaks. Ja siis pärast see tool on pandud nagu siia ettepoole, sest mu etenduses oli ka see koht, kus põrguväravaid, meil oli ikkagi kõik mütoloogia omavahel segamini, et Kreeka mütoloogias põrguväravaid valvab Kerberos 3 peaga põrgukoer ja siis mul oli ka vaja teha 3 peaga põrgukoer. Seda koera minu meelest mingis selles kuskil on näha korraks. Mul oli nagu, mul oli mu õe pehme mänguasi, Pontu. Ja siis mul oli nagu 3 koera, et nagu ei olnud nagu 3 peaga Kerberos, aga oli 3 Pontut. Mis oli sama raske, et sinna sisse saada. Ja mind veel näiteks, mis mind nagu selle konkreetse nagu praegu jätsid käima, mis mind räigelt häirib. Miks kõigi teiste katsevahendid seal minu selja taga peavad olema nagu?
noh, kellegi hantlid on seal mingi mis asja kas me oleme laval või jõusaalis. See on ikkagi ju viimistletud saatesse kokku lõigatud, et siia on ainult head osad sisse pandud. Mis mul siin ikka juhendada? Ma nagu ise mäletan, et võib-olla see nagu laseri painutamine oli see nagu lahe asi ja siis ma hakkasin sinna ümber otsima nagu võimalusi. Mis on muide veel lahe nagu selle peeglitega, vaata praegu need peeglid on niimoodi, et 3 taburetti oli pildis. Olenevalt sellest, mis see peeglite vahel ja nurk on, sa võid sinna saada ka 5 või 7 või järjest rohkem nagu. Ja ma kunagi tegin pildi, ma ei tea, no võib-olla ma julgen jagada Raidiga, Raid paneb siia teile, näete. Pildi pealkiri oli arupidamine iseendaga, mis on ka siis samamoodi 2 peegliga tehtud, et seal ei ole mingit Photoshopi või midagi, see on nagu in camera, analoogiga oleks ka saanud pildistada vabalt nagu, ei oleks midagi pidanud lõikama kääridega pärast. Kus siis ka sul on nagu, sa oled ise su kukal on ja siis on su näod seal ümberringi, mis tekivad nendest peegeldustest. Ja seal oli hästi ilus valem ka, ma seda peast ei mäleta enam, aga et mitu peegeldust tekib sõltuvalt sellest, mis on 2 peegli vaheline nurk. Ja see taandub ära selleni, et kui 2 peegli vaheline nurk on 0, jah, ehk siis peeglid on paralleelsed, siis on lõputu arv neid peegeldusi. Ja kes ei ole seda ise näinud, siis minge palun ERM-i, Ryoji Ikeda isiku näitusele ja seal on väga ilus eksponaat sellest peegeldumisest. Ja selle eksponaadi väike easter egg on see, et te näete ka seda, kuidas peeglid, kui sellised ei ole perfektsed ja peeglite peal on natukene klaasi ja siis sellest tulenevalt erinevate valguste teepikkus seal, enne kui ta peeglini jõuab, on natukene erinev ja siis nagu need valgused, mis alguses on valged, nende lõpmatusse minevate peegelduste puhul lahutuvad laiali vikerkaareks. Vesiseid katseid teeb teile Karoliine. Kui NASA umbes aasta aega tagasi tuli välja teatega, et nad leidsid Marsilt vett, siis ei suutnud ma seda lihtsalt üldse uskuda. Kuna oma silm on kuningas, otsustasin minna koju ja binokliga järgi vaadata. Ja see, mida ma sealt nägin, neil mitte lihtsalt ei ole vett, neil on veekohvikud. Ühel päeval jalutas sinna kohvikusse sisse 2 peaga kosmosekass. Üks pea nõudis, et peab saama punast vett. Teine väitis, et kui ta kohe rohelist ei saa, siis ta sureb. Kohviku omanik teadis, et jaheda veetihedus on oluliselt suurem sooja veetihedusest. Ning seega vajub jahevesi põhja ning soevesi ujub selle peal. Tõenäoliselt oled ise seda täpselt sama märganud, kui lähed suvel sooja ilmaga ujuma. Peal olev vesi on mõnusalt soe, kuid põhjas võib vesi olla tõesti jäiselt külm. Seda teades tegigi kohviku omanik 2 peaga kassile 2 värvi joogi. All jahevedelik ja peal soe. Päris hästi tuli välja ju. Nagu üldiselt, kui sa valad kuhugi, ma tean, see on mu isiklik lusikas. Üldiselt, kui sa valad nagu 2 asja kokku, enamasti nad ei tööta nii hästi. Ma tean, et seal päriselt on 2 vett. No, sul ei ole seda, et üks on õli või midagi, need päriselt on 2 vett. Ja seal on päriselt ainult temperatuuri vahe. Ja ma väga impressed. Mäletan, kui sinna jalutas sisse üks suure koduigatsusega Austraalia kosmonaut. Kohvikupidaja teadis täpselt, mida teha. Ta valas kliendile vett. Ning serveeris seda nii, nagu Austraalias ikka tehakse. Tagurpidi. See paberitükk püsib siin klaasi küljes, kuna klaasi sees olev õhk ja vesi suruvad teda allapoole täpselt sama suure jõuga, kui meid ümbritsev õhurõhk teda üles lükkab. Kui aga paberitükki ära võtame, jääb vesi endiselt klaasi. Pindpinevus on vee selline omadus, et veeosakesed hoiavad kõvasti teineteise ligi ning üritavad moodustada sellist stabiilset pinda. Lisaks sellele on siin klaasi suu peal tegelikult ka võrk, kust vesi küll üldiselt edasi-tagasi liikuda saab, kuid koos vee pindpinevusega moodustab ta sellise kilepinna, mis toimib samamoodi nagu see papitükk. Kui seda õhkõrna... Ma ei, nagu... See on vaata... Täna ma ajaks välja selle läbipaistva kõrre sinna nagu. Aga sealt ei olnud seda ja sealt nagu sealt on võimalik juua. Aigar oli sellel hetkel nagu mingi, mida? Tee veel! Ja ma arvan, see oli see hetk, kui Aigar tundis, et ma olen õige inimene sellesse meeskonda. See on see hetk.
nii et päriselt said kätte sealt kõrjakiilusti? ja nagu kui sa vaatad, siis tegelikult on näha, kuidas seal liigub see vesi kehvasti, sest noh, see on üliväike kõrs, eks ole, ja käsi väriseb ja noh, nagu kõrs on veel roosat värvi ka ja sealt nagu, aga sealt on näha, kuidas see vesi natukene liigub, see noh, oli tühi enne, aga täna me teeks seda niimoodi, et see oleks läbipaistev, sul oleks ilmselt suurema auguga kõrs ja me võtaks aega, et nagu seda teles kätte saada. No tasakaalu aga natukenegi rikkuda. Teeb raskusjõud oma töö. Minu lemmikkatse ja ka kõige paremini tuli välja austraallase katse. Sest et kogu see füüsika, mis seal taga on tegelikult väga lahe. Ja see näitab väga hästi ära, kui õrnad mõned süsteemid on. Kuulge, vesi tagurpidi. Kalasid välja ei tule. Imeline katse. Ma räägin Aigar oli nagu... Kas see oligi kõik või? Jaa, teater sai läbi. Päriselt ka või? Tahad veel vaadata uuesti või? Pane uuesti käima korra. Saad kõik või? Alex, võitles kõik või? Mul oli üks katse veel. Ja nagu tegid ära saatesse või? Jaa. Ma räägin, ma ei ole vaatanud enda hooaega. Mul oli siuke katse. Sa tead, mis katse on? Ei tea, mida on? Mul oli alajahutatud veekatse. See on see marsikohvik, eks ole. Ja siis sul mõnikord on siukseid nagu raskeid kliente, kes on nagu noh, nendega on nagu keeruline. Siis tuli mingisugune vend, kes tahtis saada, ma tahan saada vedelat jooki niimoodi, et see on tahke. Ja see nagu kohvikupidaja oli siis nagu mingi, võttis sealt sügavkülmast vee välja, pani lauale laksti. Võta! Ja siis sul on alajahutatud vesi selles pudeli sees on ju. Ja sellest, et sa ta nagu, kui sa teda järsult liigutad, annad talle selle nagu hetke, kus tal on võimalik hakata tekitama neid nagu kristalli kombinatsioone oma vahel, siis ta jäätub hästi kiiresti. Äge, ma ei ole vaatanud, siis ta tuleb välja. Muidu ma teaks, et seal ei ole seda viimast katset sees. Nii igavad või noh, et nagu ma ei teinud mingeid suuri katseid. Aga kui ma praegu vaatasin, tegelikult oli nagu vahva. Endalegi ootamatult ma jõudsin raketis sellesse kohta, kus oli teadusteater. Ma teadsin, et on 2 inimest, kes teevad teadusteatrit. Ma teadsin Matsi ja Raidi, sellepärast, et nad istusid ülikoolis kogu aeg samal ajal. Ma õppisin mingisuguseid füüsika asju, nad kogu aeg tegid midagi. Need nagu, ja see ei olnud kunagi koolitöö, mida nad tegid. Ma palusin, et kas te aitate mul nagu mõtestada, mis on teadusteater, sest et meil ei antud nagu sellist asja ette. Meil lihtsalt tehk teadusteater ja siis tulge see päev kohale ja siis me 3 päeva koolitame. Ma olin suvel teinud baaridaami koolituse. Siis ma tundsin, et ma nüüd oskan. Sinna ei jõudnud mitte midagi sellest, aga see on see, kus see teema tuli. Ma olen täiesti kindel, et Arnold Rein oli see, kes rääkis sulle, mis see teadusteater on. Ei, Arnold Reinuga ma puutusin esimest korda kokku siis, kui meil oli see 3 päeva võttel ja me olime 2 päeva ära olnud ja siis tuli 3. päev, kus siis tuhises järsku sisse üks pikkade juustega Arnold Rein, kes ta vuhises läbi sellest köögist, mis on selle ruumi taga ja oli, siin on see mingi veekasse, siin on soola liiga vähe, viskas soola, terve kotti viskas sinna ära. Sest arvan, et ma olen 2 päeva seda katset timminud. Aga lõpuks läks ikkagi kõik hästi, et ma olen rahul. Järgmisena astub publiku ette Tallinna Reaalkooli 11. Raid, külma närviga insener, kelle rahulik mõtlemine ja mõõdukas kontroll. Ülihea, ma ei tea nüüd niimoodi öeldakse, aga ma ei tea, kas kellegi kohta nii ilusti on enne öeldud Raketi saates. On oranže tihti võidule aidanud. Tema küsib teravaid ja täpsustavaid küsimusi ega karda õige otsuse nimel mõnikord ka rivaalitsevate tiimikaaslaste põlu alla sattuda. Oota, aga sini... Tead, nüüd ma saan ka aru, et kuigi sellel hooajal, kui see nagu saade käis, ma vaatasin kodus vanematega, aga ma nagu tegelikult ei ole vaadanud seda hooaega.
ma tegelikult ei ole vaadanud seda aega. Aga ma ütlen selle veel ära, et kuna siin näidati neid kaadreid siin jooksvatest nendest stuudio episoodidest, siis ma tean, et mul oli mingi arusaam kunagi, et mul on rumal nägu. Kui ma vaatan saates seda Raidi, siis mul on tunne, et see vend ei ole tark. Võib-olla see on ikka veel tänasel päeval niimoodi, ma ei tea, aga ma loodan, et ei ole. See on sinine suht ju. Jaa, aga see tähendab seda, et teisi värve on puudu, mitte sinist on üle. Sa võiksid korraks loobida. Okei. Tere! Mina olen Lind. Tubli Raid. Estonia kostüümi laenutas. Esimene julge, kes astub teatrilavale kostüümis ja veel... Seal oli see... Juhan Koppel oli teadustoimetaja siis, eks ole, ja need teemad, meil oli niimoodi, et meil anti kõigile mingi õpik. Mina sain mingi, ma ei tea, 3. klassi loodusõpetuse õpiku või midagi, seal oli konna pilt oli peal. See on praegu keskuses raamaturiiulis, et kui seal keegi otsib mingit loodusraamatust ja vaatab, et mis siin on, siis seal kõige lõpus on sisse kirjutatud Raid Ellerin, nii nagu sa kirjutad õppeaasta lõpus sisse. Ja siis tuli erinevaid neid teemasid, mida sa tahaks teha ja tuli siis saata ja Juhan oli see esimene filter, kes vaatas siis, et kas jah või ei. Ja mul oli siis see koht, kus ma ka kirjutasin niimoodi, et ma mõtlesin, et äkki võtaks kostüümi, et kas ma võtan või ei. Ja ma sain koheselt nagu esimese selle, et ära hakkasin nagu lollitama, et esimene prioriteet on see, et need asjad töötaks ja oleks arusaadavad ja see, et ära nagu mingi kostüümi peale küll mõtlema hakka. Ja ma olin mingi, veitsin juba nagu poetsin pisara sisimas, sest olin nagu valmis võtma selle poolpiinliku vahejuhtumi enda õlgadele, aga siis ma olin mingi väga hea, lihtne. Ja siis, see oli veel suht nagu napilt enne seda, kui me pidime Tartusse minema, siis Aigar oli veel öösel vastanud. Muidugi võta kostüüm, muidugi tule kostüümiga, vaatame, kas selga ka paneme, aga kindlasti võta kaasa. Ja siis ma võtsin kaasa. Millises? Leevikese kostüüm on mul sellepärast, et enne teadusteatri vooru saadeti ilusti kõigile kiri, et peab väga pidulikult riides olema. Nagu me kõik teame, siis piduliku riietuse hooaeg kulmineerub pingviinide paraadiga ja ma siis mõtlesin, et ma ei hakka jälle minema sinna mingit pingviini mängima ja siis ma otsisin omale hoopis leevikese kostüümi. Mina räägin teile täna... Ma ei mäletanud, et selline asi oli seal. Vahva. Sellest, mis eristab meid, lindusid, teist, inimestest. Peamiseks erinevuseks on... Siin oli alguses, ma tulin sisse, mõtlesin, tere, mina olen lind. Laululind. Aga see oli välja lõigatud. Tuli, ma olen lind ja siis tuli see voiceover peale. Tubli Raid, kogu mu see James Bondi entrance jäi ära. Sest see tuli pingviinide peale. Ma oleks ka selle... on kindlasti see, et meie oskame lennata. Ega see lendamine tegelikult ei olegi nii lihtne, et kui kõrvalt vaadates tundub, et muud kui vaned tiibadega lippadi-loppadi ja läheb. Lendamine on peenkunst. Nimelt, liikuv õhk avaldab enda liikumissuunas suuremat rõhku ja mõjutab kehi suurema jõuga. Kui ta mõjutab külgsuunas, kui ma nüüd siit 2 paberi vahelt läbi puhun, siis mõjutab see õhk pabereid väiksema jõuga, kui kõrval paigal seisev õhk ning need paberid lähevad kokku. Selle nähtuse demonstreerimiseks on mul siin veel üks Ma ei tea, kas sealt lõigati mingi lause vahelt välja või? Minu jaoks läks nagu vastuollu praegu. Et nagu mingi link oli puudu, aga ei tea. Lihtne katse. Nagu me nägime, proovis see pall sellest liikuvast õhujoast väljuda, kuid iga kord lükati ta tagasi. Sedasama nähtust kasutame meie, linnud, väga osavalt lendamise juures ära. Kui meie tiib nüüd siit pooleks lõigata keskelt, siis näeks ta külje pealt välja enam-vähem sellise kujuga. Pealt kumer ja alt tasane. Kui me nüüd ilusti niimoodi planeerime seal õhus, siis tulevad meile vastu õhuosakesed. Osad neist mööduvad tiivast ülevalt ja osad mööduvad alt. Ülevalt mööduvad osakesed peavad läbima palju pikema tee kui alt mööduvad osakesed. Ja et mööduda tiivast pikemat teed pidi, tuleb liikuda kiiremini. Ning meil ongi tiiva pealt liigub õhk kiiremini
kui tiiva alt. Ja nagu me juba eelnevalt teame, siis avaldab see tiiva peale väiksemat rõhku kui tiiva alla ning mõjutab tiiba väiksema jõuga kui tiiva all olev õhk. Ja mul on tunne, et see, mis tundus, et eelmist on nagu puudu, et see esimene katse pidigi siis rääkima seda, kuidas see kiiresti liikuv õhk avaldab väiksemat rõhku külgsuunas, aga seal mingi link jäi puudu. Küll aga ma tahaks öelda korrektsuse huvides, et tänapäeval, kui seletatakse seda, miks tiivad põhjustavad tõukejõudu, siis see konkreetne seletus sellisel kujul on nagu iganenud seletus, et seda ei peeta nagu täielikult korrektseks, see on nagu üks osa sellest, seal on palju erinevaid faktoreid ja see, et ülevalt liigub kiiremini kui alt, vastab tõele, aga see, et ma ei tea, kui kaks õhuosaks tulevad, et nad peaksid samal ajal jõudma teise tiiva otsa, siis see on tegelikult täiesti nagu alusetu lihtsustus ja päriselus see niimoodi ei ole, mis muudab ka selle mudeli natukene nagu mitte korrektseks, aga lihtsustatult see aitab aru saada sellest ja nagu osaliselt see mudel on nagu hea mudel, aga mitte täielikult. Nii, püsimemegi õhus ilma alla kukkumata, kuid kuidagi on vaja ka õhku tõusta ja siinkohal olete kindlasti täheldanud, et õhku tõustes me lehvitame oma tiivadega, seda seetõttu, et me toetame õhule ja lükkame end sealt üles. Kindlasti olete vihmase ilmaga tundnud, kuidas vihmavari justkui toetaks õhule, kui seda alla tõmmatakse. Samamoodi toetavad õhule ka meie tiivad, kuid kui me lükkame end sealt üles, on meil vaja tiivad uuesti viia üles, et neid taaskord alla tõugata. Tiibu üles viies on meil vaja võimalikult väikest õhutakistust. Ja seetõttu paiknevadki suled meie tiibades sellisel spetsiaalsel moel, et kui me lükkame tiivaga alla, siis suled lukustuvad, moodustades tasapinna, kust õhk läbi ei pääse. Kui tiiba üles liigutades, tekivad sulgede vahele pilud, kust õhk pääseb läbi. Ja nii me siis lehvitame oma tiivakesi ja tõuseme õhku. Mina olin laululind Raid. Mul on need katsevahendid ikka veel kapi otsas kodus. Ma tegin need, lõiksin papist välja, seal grilltikud jooksevad läbi, kõrtjast raam siin oli näha, toidukile. Siis ma läksin sinna ja siis Juhan ütles, koledad on. Siis mul näiti rull oranži teipi oli teilusaks ja siis need on oranžid. Mul oli veelideid. Sellel hetkel ma olin juba mõnda aega jälginud YouTube'is sellist sisuloojat nagu Smarter Everyday. Seal on niisugune mees nimega Destin ja tal oli hiljuti tulnud välja selline video nagu Poop Splash Elimination, mis räägib sellest, kui sul on veepind, nüüd sa pillad siia sisse junni, et siis see lööb plurtsti vett üles tagasi. Ja minu arust oli hästi nagu naljakas mõte ja selle bioloogia õpikuga nagu natukene võiks nagu kokku minna. Ma pakkusin selle ka, aga sellest sõideti ka suht ruttu üle. See põhjendus oli nagu selline, et läheb lollitamiseks ja on keeruline sealt nagu seda nagu päris sisu saada. Aga minu jaoks nagu sõnast see oli nii neutraalne, et ma nagu tundsin, et see maha kriipsutamine väljendas natukene seda, et me ei usu, et sa saaksid hakkama selle teemaga nii, et see oleks kõigile lõbus ja hea jälgitav. Ma tahtsin kodus olla see nagu lahe kutt, kellel oli siis, ma tegin mu katsevahend valmis ja siis ma olin, siis ma räägin sellest tiivast siin, vaata tead see ülevalt alt ja siis ma näitan seda, teen tšuk-tšuk ja vahepeal teen vihmavarjuga. Siis mul oli isa, et kirjuta läbi, siis nalja teeda, et mis sa lähed sinna nagu mingi puusalt tegema, et kirjuta läbi ja loe teksti peegli ees ja vaatame stopperiga aega, palju läheb ja ma olin nagu, jälle ma tundsin, et keegi nagu on mingi, kus sa tead nagu paremini, ma ju lähen teen ja värki, aga siis mul isa ikkagi on nagu pigem tegelenud minust oluliselt rohkem näitlemise, etlemise, mingit sükeste asjadega ja siis ma olin mingi okei. Ja siis kui esimene kord läbi kirjutasin, sain aru, et see ei ole üldse lihtne. See on mingi okei, kirjutame veel ja siis õppisin ja harjutasin ja lugesin stopperisse, lugesin peegli ees ja see vastab nii tõele. Teadusteatus on täpselt see, et need vennad, kes lähevad kohale ja kes on nagu kodus need asjad läbi proovinud, läbi kirjutanud, ette valmistanud, sa tead, mida sa teed, sa lähed sinna lihtsalt tegema. Need vennad lihtsalt teevad ära ja on järgmis saates ja siis on need inimesed, kes
võib-olla on rohkem nii, nagu Raid algus tahtis olla, mul ei ole vaja, mis ma teen. Et kui sa tuled sinna, sa ei ole läbi mõelnud, ette valmistanud, lõpuni katsetanud läbi oma katseid, siis need ei tööta. Ja siis sa paraku lähed koju. Ma muudaksin tänastele teadmistele tuginedes seda tiiva profiili seletust. Ilmselt see jääks nagu mingis osas samaks, aga ma veenduksin, et ma ei läheks vastuollu mingite muude siis tõekspidamistega. No katsevahendeid ma ei muudaks põhimõtteliselt üldse vist siis. Ja võib-olla ma näitaks selle vihmavarjuga nagu paremini nagu üles-alla liikumist ka, et paneks ta kokku, liigutaks üles, teeks lahti, tooks alla. Midagi sellist, et tegelikult super pisi asjad. Ja oli ka näha, et ma siin tekstiga puterdasin, ma ütlesin vahepeal, et me lükkame ennast üles ja siis peame tooma tiivad üles, et saaks uuesti lükata alla või et mingid sõnakordused, mis tegid keeruliseks arusaamist. Aga need on siuksed pisi asjad, mis ma ei süüdista ennast väga. See oli su esimene teadusteater või? Jaa, see oli mu esimene teadusteater. Ma arvan, et minu esimene teadusteater oli tõesti see, mis ma tegin Raketi saates. Ma arvan 8. klass, ma olin siis 14 näiteks. Siis oli esimesed paar tükki. Põhikoolis keemiaõpetaja oli ülientukas, seega ma käisin ka teadusteatri festivalil ja seal oli meil nagu selline, meil oli värvide teema ja siis meil oli seal magnetsegaja ja siis ma pidin meelde jätma 2 ülikeerulist keemilist nimetust. See oli nagu mingi nivik, see ei tulnud lava peal ka välja, aga me saime mingi kõige teatraalsema eriauhinna. Ma tundsin, et ma võtsin oma teatraalsusega selle ära. Mitu teadusteatrit sa pärast seda teinud oled? Ma ei tea, palju. No piisavalt, et ma ei tea seda numbrit. Ma arvan, et see võib olla ka rohkem kui 100. 150 kanti, ma arvan, nagu laval. Ma ei tea, üle 400. Ma ei ole lugenud kuskile, see on siuke tunnetuslik. Siuke füüsikute värk, neile meeldib siuke suurusjärkude arvutus. Tead küll, et pi on 3 ja maa raadius on 6000 kilomeetrit ja päike on punkt ja sfäärilised kanad vaakumis. Ma arvan, see mingi umbes 100 etenduse kant. Ja teine kord on meil olnud võimalus teha neid etendusi, mis on niivõrd teistmoodi ja unikaalsed, et mõnel juhul võib-olla 5 või 10 väikest etendust on see, mis sa saad nagu kõrvale panna sellele ühele etendusele. 10 aastat. Mis sa ütleks neile, kes tulevad alles saatesse ja peavad tegema oma teadusteatrit? Ma arvan, et tähtis on teha korralik ettevalmistus ja kasutama ära kõigi võimalikke vahendeid ja võimalusi, mis teadustoimetus sulle annab. Kui sul on mingi idee olemas, tegele selle ideega edasi ja tegele aktiivselt, tegele varakult. Ma tean, sa ei tegele, aga tegele ikka varakult. Oluline see, et sa räägid sellest, mis sulle meeldib, mis on sulle oluline. Sa pead ise vaimustuses olema ja no siis on juba, kõik muu on juba teisejärguline, sest kui sa oled ise vaimustuses, nagu et see asi, mida sa teed, on nii lahe, et sa oled sellest ise nagu kirglikult räägid, siis nagu suure tõenäosusega see on päriselt ka lahe nagu. Enne eelmist episoodist, sa tuled lihtsalt stuudiosse ja sa särad oma teadmistega, siis no tubli. Teadusteatrisse sa pead ka särama oma teadmistega, aga kõik ülejäänud peab olema ka sinu poolt tehtud. Tehke endale eelnevalt valmis hea plaan, mõelge läbi, mis katseid te teete, mida need iseloomustavad. Nagu see on reaalselt esimene kord, kui sinul on võimalik endale eelis seada. Nagu kõikidel teistel kordadel sa oled teistega täpselt samas kohas, sa ei tea ülesandeid, nemad ka ei tea, aga teadusteatris saad sina olla see, kellel on kõige parem ettevalmistus ja siis ei ole ju üldse probleemi sellest voorust ka läbi saada. Ja nii oligi, kõik on ära näinud oma teadusteatrid. Aitäh, et sa tulid ja tule järgmine nädal jälle, siis jälle vaadatakse Raketi saadet. Vaadake järgmine Raketti, see nädal ka. See nädal ei ole. Ei ole, miks? Eesti. Seepärast ongi see, see on Eesti laul.